Enne alustamist mõned soovitused. Esiteks, kui sul on jalapink ja sa oled mänginud klassikalises asendis, siis palun jätka nii. See kõlab paremini ja on ergonoomilisem. Mina aga selles tunnis jalapinki ei kasuta. Põhjus on selles, et ma tahan, et võimalikult paljud inimesed saaksid selle kursusega kaasa teha ilma igasuguste lisavidinateta. Teiseks, tahan sind julgustada lisaks nendele videotele ka iseseisvalt õppida. Kirjuta YouTube'i näiteks Easy Songs for Beginners, How to Play Chords või kirjuta Google'isse kitarri asend. Soovitus number 3. Kui sul on millegi kohta küsimusi, siis kirjuta need julgelt kommentaaridesse. Ma aitan nii palju kui saan ja antud juhul täiesti lolle küsimusi pole olemas. Paar asja, mida meeles pidada. Parema käe sõrmede nimed on P, I, M, A. P nagu pöial, I nagu index finger, M nagu middle finger, A nagu abielu sõrmuse sõrm. Teiseks, paremas käes pöial mängib enamasti bassikeeli, ehk siis 6., 5. ja 4. keelt. I, M ja A sõrmel on igal ühel oma keel, vastavalt 3., 2., 1. Jälgi, et su pöial ja nimetis sõrm kokku ei põrkaks. See tähendab, et pöial on natukene eraldi ülejäänud sõrmedest. Paremas käes mängime vabalöögiga. Vabalöök tähendab, et sõrm jääb peale keele tõmbamist vabalt õhku. Ehk siis mitte niimoodi keele pihta, vaid peopesse. Jälgi, et sa oma käega liiga palju ringi ei tõmbleks mängides niimoodi. Seepärast, et nii on väga raske pärast keeled uuesti üles leida. Tee nii, et mängimine tuleks sõrmedest. Ranne on ühe koha peal paigal. Esimene harjutus. Esimeses harjutuses mängime pöidlaga 6. keelt, I-sõrmega 3., M-sõrmega 2. keelt. Takti mõõt on 4/4 ja harjutus on selline. Pöial, nimetissõrm, keskmine sõrm, nimetissõrm ehk siis P, I, M, I. 1, 2, 3, 4. Teises harjutuses jääb kõik muu samaks, aga pöial vahetab igal taktil keelt. Ehk siis harjutus on niimoodi, et pöidlal on 6. keel, 5. keel, 4. keel, 5. keel. 1, 2, 3, 4. Kolmas harjutus on tuntud ka kui Nothing Else Matters harjutus. Ja see on takti mõõduga 6/8. See tähendab, et takt jaotub 2 kolmeseks grupiks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2 ja... Neljandas harjutuses jääb muu samaks, aga pöial vahetab igas taktis keelt. Ehk siis 6. keel, 5. keel, 4. keel ja 5. keel. 1, 2, 3, 1, 2 ja... Viiendas harjutuses on meil vaja kõiki keeli korraga tõmmata. See tähendab, et I, M ja A tõmbavad kõik oma keelt. Kõiki keeli korraga tõmmates proovi teha nii, et nad kõik kostuksid samaaegselt.
niimoodi, mitte niimoodi. Pöial mängib 2 korda 6. keelt, siis 4. keelt ja siis 5. keelt. Ja jääme seda kordama. 1, 2, 3, 4. Selles harjutuses mängime läbisegi. Kõigepealt pöial ja kõik sõrmed korraga, siis pöial ja I sõrmed ükshaaval. Pöial, kõik korraga, pöial, I. Pöial vahetab bassinooti igas taktis ehk siis 6. keel, 5. keel, 4. keel, 5. keel. 1, 2, 3, 4. Selles harjutuses lisame vasaku käe. Alguses on meil E-moll, kus ei ole ühtegi sõrme vasakus käes. Siis tuleb C-7, nii et 3. sõrm on 5. keele 3. vahes. Järgmine on G-tuur, ehk siis 3. sõrm läheb lihtsalt 6. keele peale ka 3. vahesse. Ja viimane akord on meil variatsioon D-tuurist. See on niimoodi, et 3. sõrm on 2. keele 3. vahes. Üks, 2, 3, 4. Viimases harjutuses teeme akordid veidikene keerulisemaks vasakus käes. See tähendab, et me alustame E-molliga, kus ei ole ühtegi sõrme vaja hoida. Siis C-tuuriga, kus nüüd lisaks sellele 3. sõrmele paneme juurde 1. sõrme 2. keele 1. vahesse. G-tuur jääb samaks. Ja D-tuuril lisame lisaks sellele 2. keele 3. vahele ka 3. keele 2. vahe. Üks, 2, 3, 4. Kui oled harjutused selgeks õppinud, siis jää mõnda neist pikemat aega mängima. Proovi mängida vaiksemalt, valjemalt, kiiremini, aeglasemalt, kiirustades, aeglustades. Ma näitan. Alustan näiteks vaikselt. Ja lähen järjest valjemaks. Võta ühe harjutuse jaoks mitu minutit. Kui olen need harjutused ära teinud, olen ma ka teinud 2 lehekülge harjutusi, mis on samamoodi lihtsate 1 sõrme akordidega vasakus käes.
mis lähevad hiljem keerulisemaks siis 2 või 3 sõrme akordideks. See on väga hea tasa ja targu arenemise võimalus. Kui sul on nendest tundidest kasu, siis pane like ja telli kanal. Kui sa soovid mind toetada, siis seda saab teha www.coffee.ee/taavi. Lisaks on selle leheküljel tasuta saadaval kõik materjalid. Suur aitäh nendele inimestele, kes seni toetanud on. See tähendab mulle väga palju ja see näitab, et võib-olla on sellise asja tegemisel jumet. Kuna isegi siis, kui kõik Eesti inimesed, kes kitarri mängivad, vaataksid neid videosid, ei saaks vaatajaid piisavalt, et YouTube'i rahastada oleks võimalik, siis ainus viis, kuidas need videod jätkusuutlikud saavad olla, on tänu inimeste toetusele. Nii et suur tänu teile toetamast. Aitäh vaatamast!